Pean tunnistama, et mina ei ole suur ühistranspordi kasutaja, sest mul näiteks tööle tulek võtab ühistranspordiga aega 2 tundi, autoga 40 minutit. Aga nüüd saan ka mina Tallinna linnatranspordi olemasolus kasu, sellepärast et bussifirma muutub elektrifirmaks. Tallinna linnatranspordil ei ole suuri unistusi elektronide järgi, vaid asi oli paratamatuses. Nimelt tegi linnavalitsus käki riigihankega ning tekkis oht, et alates augustist ei hoolitse mitte keegi Tallinna tänavavalgustuse eest. Tallinna linnas tänavavalgustus töötab praegu ühe eraettevõtte abil. See leping saab läbi juulikuuga. Me oleme teinud uue hanke ja siis see on vaidlustatud, mistõttu me nüüd kaalusime neid erinevaid võimalusi ja riske. Erafirmade vaidluse peale teatas Tallinna linn hoopiski, et tühistab hanke, ehk lihtsamalt öeldes saatis erafirmad kukele ning leidis, et Tallinnal endal on üks linnafirma Tallinna linnatransport, mis ka tööga hakkama saaks. Selleks, et elektritransportiga seotud infrastruktuuri parandada, hooldada, on neid 24/7 tegelikult vastav võimekus olemas. Ja näiteks trollimastide puhul oli tänavavalgustus niigi ühe masti otsas, ehk tegelikult on ka valgustite hooldamise osas neil kompetents ja inimesed olemas. Selle teenuse ja selle hanke jaoks, mis siis hetkel tühistatakse, on neid kompetentse veidi juurde vaja, et kuid suures mahus siiski TLT-l on kõik vajalikud võimekused olemas. Tallinna tänavaid valgustab 72 000 pirni, neist 6 000-ga olevat aastas probleeme. Raha kulub 5 aasta jooksul 26 miljonit. Neid numbreid jagades selguks otse kui, et ühe pirni vahetus maksab pealinnas ligi 900 eurot, aga teenuse nimi on elektrikäidukorraldus ja asi pole ainult pirnide vahetuses. Antud juhul me räägime linna puhul natuke laiematest teenustest kui ainult pirni vahetamisest, et seal on teemasid on suurem hulk, et seal tuleb ka elektrikilpe hooldada, seal tuleb teha käidukorralduskava ehk hoolduskava, seal tuleb juhtimissüsteemi jälgida, et kõik asjad on korras, seal tuleb reageerida, kui kuskil mingi avarii on ohtlik. Et seal on kompleks erinevaid tegevusi, mida siis see elektrikäiduteenus endast hõlmab. Käidukorraldaja puudumine tähendanuks, et Tallinna tänavavalgustust ei tohiks seaduse järgi üldse tööle panna, kuna selliste elektrisüsteemide kasutamine on lubatud vaid käidukorraldaja olemasolul ning see, kas asi on iseenesest töökorras või mitte, ei puutu asjasse.